ootame nii, pöial püsti. Ja me läksime, Reinkart lööb palli tahapoole, et seda statistikat, jalgpallis on ka kõik võimalikku statistika puru. Ja taaskord kodumaa pinnal jalgpalli mängida. Ojamaalt oli korralik jätt, Saarma. Värava ette Grünwald. Oi, vale pass ja nüüd on pikali ka veel Baranov ja värava ette ja Rauno Sappinen tuleb ja teeb. Ja Sappinen selle hooaja 4. ja Florale selle mängu 1. Ja Markus Poomilt suurepärane eeltöö. Vaatame, kõik algas muidugi Paide eksimusest seal. Charge oli väljas ka ja juba oli selline tunne, et kas nüüd läheb chippama üle, aga rahulikult Poom võttis selle aega ja andis värava ette täpse söödu ja Paide nüüd lõikas endale korralikult näppu. Just hakkasin ütlema see minut tagasi, et üks värava ilmselt muudaks seda mängu veidi ja selle me kohe kättega saime. Vastu Päikest peab seisma, tuleb pall kasti ka, aga Reinkordist ei jäänud palju puudu, aga Reinkord suudab jätkata, vaatame Ojamaa, Reinkord liigub kasti ka. Reinkord kastis seal, Saarma teise poole peal ja läheb Usseri vastu. Taha poisti ja Neil! Nii, Saarma, Reinkortile jala peale, Reinkord, aga juba läheb. Esialgu hoiab palli, saab anda söödu värava ette. Kohe läks asjaks. Janti, Zenjov, ääre pealt tuleb Alliku. Alliku palliga kastis, Baranov vastas, Alliku. Ei tule. Ja Chargelt väga korralik pallidega. Ussar jätkab. Zenjov. Opa! Vaatad juba siin, et läheb sisse, aga näpid üle. Sai Ojamaa! Sappini oleme kiitnud. Värav kirjas tema poolt. Võib-olla pärast seda rünnakut räägime, oi, taas. Ja siin nurgalööb ka. Ja jätame viimase otsustusõiguse talle, kui siin veel nüüd midagi ei muutu ka. Padamoosi ei saa, nurk on väike. Miller. Nüüd olid käed küljes. Kolobovil on kollane all, nii et siit tuleb ja tulebki minek. Mõlemas käes kaart. Flora jääb veel vähemusse, nii nagu ka mängus Levadia vastu. Aga täna on ainult 3 minutit ja nüüd kiiresti siin vahetus seatakse valmis. Nii, Veering tuleb sisse, kes ära tuleb. 1,5 minutit minna, Lillander palli taga, tahapoisti tuleb kruvimine, Grünwald vahel. Delevits, Suuso, nüüd jookseb ära, nüüd on kastis, peale ka ja Grünwald postist toob ära. Teist mängu järjest lõpetatakse küll vähemuses, aga tulemus on igati korralik, täna 3 punkte ja Rauno Sappanini väravast selle tulise jalgpallikohtumise lõpuks igati vääriline tasu. Aitäh, stuudiosse on jõudnud Paide linnamaaskonna peatreener Ivan Stoikovitš. Ivan, I would have to say that the two halves were quite different. In the first half, Flora held more initiative, but in the second half, you clearly, put it up a bit more and held more initiative, attacked more, had more chances. Still, today, you had to take this loss. What would you say about the game and your team's performance? I think if you want to beat Flora, you need to play 90 minutes. We played maybe 45 in total. We started the game good. First 15 minutes were okay. We had the things under control. Then we started to be very sloppy, to lose the balls very easily. We conceded a goal that I think naive is not good word enough. This is goals that you cannot concede in under 15 tournament, kids tournament or whatever. This is really like something that happens to us a lot already. But in the second half, we went up. I think we dominated the game in the second half. Overall, I think it's a very, very close game. It could go on both sides. It went on Flora's side. We were dangerous in the second half, but not enough, I would say. We could even do it more better. I think that consistency is the key word. We need to keep it during the 90 minutes, not that we have too many ups and downs during the game, and that costed us today.
we are nearing the end of the first phase, the first 9 games, and Paide is still in the second place. You have done well. There are 6 wins and 2 losses. How would you assess the season so far? Our results are much better than the game. I am far from happy how we look at the moment, how we play. We can do it much more better. I understand that weather conditions, and I don't want to speak about the same things. It's my responsibility in the end, and I am aware of that. But I think our results are better than our game is, and long term it cannot work like this. We need to raise the level of our game, and we need to be more consistent. We are not scoring the same amount like we did last year, especially in the second part. Unfortunately, like things that we had in Abdullah Isis and Dimitri Epichin last season, their loss was too big for us, at least at the moment. And those guys who are here now and who replace them need to take more responsibility and to understand that they need to try to fill their boots. Otherwise, we will struggle a lot. Okay, thank you so much. Much. Teeme ka kiire tõlke, et mida siis Ivan Stoikovitš ütles, et kui tahad ikkagi võita Florat, siis tuleb mängida 90 minutit. Meie mängisime parimal juhul 45 minutit. Esimesel poolajal olime räpakad, tegime palju vigu ja lasime endale lüüa värava, mida võib-olla isegi ei saa öelda, et lapsed lasevad lüüa, et see oli lihtsalt ülimalt naiivne. Aga teisel poolajal domineerisime, keerasime tempot peale, oli üsnagi võrdne mäng, oleks võinud minna siia ja sinna poole, aga meie ohtlikkusest ei piisanud seekord ja järjekindlus on ikkagi võtmesõna ja seda ka kogu hooaja lõikes, et üldiselt ta ütles nii, et tulemused Paidel on praegusel hetkel paremad kui nende mäng. Aga nüüd läheme positiivsemate teemade juurde. Mul on hea meel siin anda üle mängu parima auhind Sander Tovstikule. Sander, suurepärane mäng täna ja ikkagi kui taga 0 Paide vastu, kujutan ette, et sul on endal ka hinges väga suur rahulolu. Suur aitäh, et kindlasti on rahulolu, kui kaitse on korras ja saame selle 0-ga lõpetada, et saime oma värava kätte ja pidasime lõpuni vastu. Väga palju läks ikkagi rabelesemiseks teisel poolajal, et oli sul nagu selline kindel tunne endal? Ütleme nii, et mina olen üsna kindel meie kaitses, et ma teadsin, et nad sealt väravat ei saa, et võib-olla oli küll kohati kerge rabelemine, aga me hoidsime enda kaitse kindlana, võitlesime lõpuni ja see hoidiski taga 0. Milline tunne sinul on Flora hooaja alguse suhtes? 8 mängu peetud, seal ma vaatan 5 võitu, 2 viiki, 1 kaotus, aga viimasel ajal väga järjekindlalt olete püsinud kaotuseta. Ütleme nii, et oleme saanud oma mängu käima, uued taktikad Konstantin Vassiljeviga hakkavad aina rohkem toimima ja see aitabki veel neid võite saada. Alguses harjusimegi uue treeneri, uue meeskonnaga ka nii-öelda ja nüüd olemegi saanud joonele ja eks need võidud hakkavad aina rohkem tulema. Olgu, Sander, aitäh sulle praegu ja luban sul minna suurepärase mängu eest veel kord sulle palju õnne.